Reklaamimaks Elvas, Heiki Otsen. Reklaamimaks siis selle eelmisega seonduvalt, kui eelmine eeskiri kehtis siis Elva linnas alates 2000. aastast, seda on 12 aastat, mis siis ei olnud käsitletav maksuna, vaid oli sisuliselt reklaami paigaldamise, kasutada selle eest raha küsimine, siis vahepeal on seadused muutunud ja praegusel juhul siis kehtestame Elva linnas reklaamimaksu, mis siis on nii-öelda kesklinna ja põhitänavate osas 12 senti ruutmeetrit päevas ja ülejäänud linna osas 8 senti ruutmeetrit päevas. Maksumäära osas on arvestatud Maa- ja Keskkonnakomisjoni ettepanekutega ja paluks see heaks kiita. Nii, Peeter, küsimus jah? Tahtsin küsida, et reklaamimaksust me oleme rääkinud mitmeid aastaid, oleme rääkinud, et kehtestada, mitte kehtestada, kuidas see mõjud on. Olete ettevõtjatega nagu suhelnud, et mis te arvate, et näiteks suveüritustel ja edasi alati on seda argumenteeritud, et siis pärssivalt ettevõtlusele mõjub, et tegelikult selles eelnõus on toodud ka erandid, mille puhul reklaamimaksu ei küsita ja üks nendest eranditest ongi needsamad nii-öelda piiratud üritused, mille territooriumil reklaamimine ei ole maksu alla käiv. Samamoodi on ka kultuuriasutused või kultuuri- ja spordiüritused reklaamimaksust vabastatud ja reklaamimaksust on vabastatud ka Elva linna osalustega sihtasutuste või mittetulundusühingute poolt paigaldatud reklaam, eeldusel, et see on seotud nende tegevusega, mitte et nad ei lähe reklaamima kellegi 13 puudu asju. Jah, aga tavalises äritegevuses, siin hotellil, mis iganes on kaubandused, kuidas sinna mõjub, et ei ole probleemi? Kui reklaam on paigaldatud selle tegevuskoha juurde või seina peale, siis sellisel juhul see ei käi reklaamimaksu alla. Ja mõtlegi, et ka see reklaamimaks, et mida peavad maksma, siis kui mingi restoran paneb välja või kuskil mujal, et mitte enda seina peale, et see ei mõju pärssivalt ettevõtlusele. No see maks ei ole nii suur, et see peaks kedagi nüüd ettevõtluses pärssima. Samas, kui võrrelda ka teiste analoogsete omavalitsustega, siis tegelikult see maks on meil ka peaaegu 2 korda väiksem kui mujal. Ma ei arva, et see pärssivalt mõjub kindlasti. Otsetar on näiteks 21 eurot, meil on 12 eurot. Või 0,12 eurot renti tähendab. Tallinnas on 0,46. Tallinnaga ei ole mõtet võib-olla võrrelda. Suurus erinev. Nii, kas on veel küsimusi? Ei ole. Panen siis Elva linnavolikogu määruse eelnõu reklaamimaks Elvas kehtestamine, kes on selle poolt, on käinud anda. Neliteist poolt, määrus vastu. Kas te olite poolt? Ma ei olnud poolt, ma ootasin, kui öeldakse, et erapooletu. Erapooletu, jah. Aga kuidas siis hääled jagunevad? Aga siis, nii, kuna ei küsitud, siis erapoolik, jah, 13 ja 1. Kuna ei küsitud, siis mul ei olnud võimalik kas tõsta või mitte tõsta. Vabandust.